Tervitus, sõbrad! Huawei paiskas turule taas kord trobikonna nutikellasid igale maitsele ja igale rahakotile. On olemas baas GT5 mudel ja GT5 Pro. Hinnad algavad 299 kuni 599 eurot. Baasmudelil on suurus 41 ja 46 mm, Prool on 42 ja 46 mm. Väiksemad on siis klassikaliselt mõeldud õrnema soo esindajatele ja suuremad sellised natukene maskuliinsemad ja robustsemad. Täna võrdlen siis GT5 nii tema eelkäija GT4-ga ja teiste konkurentidega. Kui ma eelmise aasta jaanuaris tegin GT4 kellade review'd, siis mulle sümpatiseeris peamiselt 5 asja. Kauakestev aku, stiilne ja kvaliteetne välimus, kaunis ekraan, täpne unejälgimine ja veekindlus kuni 50 meetrit. Kõik need asjad on olemas ka uue GT Watch 5 juures ja osad on isegi läinud paremaks. Aku kestab endiselt rahulikult üle nädala ja sellega on konkurentidel suust raske vastu panna. Samal ajal oli ka olulisi punkte, mis vajasid järeleaitamist, näiteks GPS. GT4 eksis trennide alguse kaardistamisega pigem tihti kui mitte. Suurepärase uudisena on GT5 sellest murest lahti saanud. Kõik jooksud ja rattasõidud said kaardile täpselt kantud. Selle eest tuleb tänada Sunflower nimelist positsioneerimissüsteemi, mis suutis minu asukohta ka tihedas metsas jälgida. Teiseks, pikale veniv seadistamine ja funktsioonide tugi. Endiselt küsib kell iga funktsiooni puhul 10 korda üle, kas sa ikka oled kindel, et nende tingimustega oled nõus. See on päris tüütu. Endiselt puudub ka eSIM-i, Wi-Fi, Spotify ja maksete võimaluse tugi. Huawei wallet on küll olemas, aga Eestis seda tuge ei eksisteeri. Seega poes randmeviipeid teha ei saa. GT4 näitas randmelt pulsi mõõtmisel kohati täiesti aiateipaid. GT5 on esmapilgul teinud suure sammu edasi ja isegi siis, kui trenni käigus igal sekundil pulss ei klapi, siis kokkuvõttes kuvas kell pea identset keskmist pulssi võrdluses pulsivööga. See on suht uskumatu. Uus sensor kannab nime TrueSense ja ta mõõdab ka verehaplikku sisaldust. Matkamise jaoks kindlasti kasulik. Ka füüsiliste võimete hindamisega sai uus kell tunduvalt paremini hakkama. Mida aeg edasi, seda lähemale jõuavad nutikellad spordikelladele ja minul isiklikult on selle üle päris hea meel. Olgu öeldud, et Huawei Watch GT5 ühildub nii Androidi kui ka iOS-i seadmetega. Kuna USA ja Hiina kaubandussõda endiselt jätkub, siis kella navigeerimiseks vajaliku äpi ehk siis Huawei Healthy pead sa karbil oleva QR-koodi pealt eraldi alla laadima. See tähendab ka, et Google Mapsi asemel pead sa ka navigeerimiseks kasutama Petzl Mapsi. Proovisin, täitsa töötab. Kui sa oled kaela nii Apple'i ökosüsteemis sees, siis sinu jaoks on arvatavasti endiselt kõige mõistlikum valik Apple Watch, näiteks teise generatsiooni SE. Kui kastub mõnda teist telefoni, siis peamiseks konkurendiks on Samsung Galaxy Watch 7. Baas GT5 on Samsungis soodsam ja otsene hinnakonkurent on GT5 Pro. Google Pixel Watch on aga juba korraliku toidukorvi võrra kallim. Minu arvates on peamine põhjus Huawei Watchi eelistamiseks konkurentide ees, teistest palju parem aku. Iga õhtul kella laadimine on minu jaoks suur no-go. Selleks korraks minu poolt jälle kõik, mina ja minu nutikellad ütlevad tšau paka.